Hea sõber, kujuta hetkeks endale ette, et elad täiesti muretut elu. Elu, kus tehnoloogia ja tehisintellekt on kaotanud kõik haigused, valu, õnnetused ja isegi surma. Just sellisest tulevikust unistab transhumanism. Tulevikust, kus inimene ja masin sulanduvad ja sünnib uus täiuslik inimelu, kes elab õnnelikus tehnoloogilises biotoobis. Aga mis siis, kui selles paradiislikus unistuses peitub hoopis meie suurim oht? Täna räägime sellest, miks filosoofia ja teoloogia on asunud ootamatult kaitsma inimese õigust olla ebatäiuslik. Muidugi me teame, et suur osa sellistest utoopilistest tulevikunägemustest on liialdatud ja nende peamine eesmärk on selles tröstitus maailmas mingitki lohutust pakkuda või siis lihtsalt uute investorite leidmine. Ja see töötab päris hästi. Kuid isegi juhul, kui me oleme tehisintellekti suhtes ettevaatlikud, ei saa me eitada, et need nägemused on kohati siiski teostatavad ja võivad muuta nii meid ümbritsevat reaalsust kui ka meie enda teadvust. Küsimuse all pole midagi muud kui pilt klassikalisest inimesest. Olendist, keda me tunneme alates Homerose eepostest ja piibli lugudest. Ja just selle tõttu on teoloogide ja filosoofide hulgas tekkinud tugev vastureaktsioon. Nii on Berliini katoliikliku rakendusliku kõrgkooli eetikaprofessor Andreas Lob-Hüdepool vastandanud tehnoloogilistele utoopiatele inimese ebatäiuslikkuse, meie kalduvuse teha vigu, olla kirglik ja ka puudulik. Samas suunas on liikunud ka Afganistanist pärit islami religioonifilosoof Milad Karimi, kes leiab, et ebatäiuslikkus on midagi väärtuslikku. Inimene on oma olemuselt abras ja unikaalne just oma vigade ja lõplikkuse tõttu. Andres Lob-Hüdepool, aga samuti ka Milan Karimi ei väljenda oma mõtet inimese ebatäiuslikkusest mitte päris tühjalt kohalt. Filosoofia ajalust leiame me erinevaid inimese ebatäiuslikkust kirjeldavaid seisukohti. Inimene kui veel määratlemata loom või lõpetamata loom, Friedrich Nietzsche, ekstsentriline positsionaalsus, Helmut Plessner või defektne olend, nagu Arnold Keelen seda väljendas. Niisiis, inimväärikus ei pruugi seisneda mitte meie võimekuses, vaid meie haavatavuses ja selles, et oleme lõpetamata olendid. Kui me aga ületaksime selle puudulikkuse puhttehniliste vahenditega, kaotaksime inimese enda, tema olemuse. Meie võime luuletada, laulda ja iseseisvalt mõelda muutuks tuimaks ja halliks mõttepudruks. Huvitav on aga see, et selline ebatäiuslikkuse kaitsmine on religiooni ajaloos üsna uus nähtus. Aastatuhandeid on inimese puudulikkust peetud ikkagi probleemiks, mis vajab lahendamist või vähemalt selgitust. Inimene tundis end olevat taeva ja maa vahelisse nagu lõksu langenuna. Vaim oli valmis, aga liha oli ikka nõder. Ometi just selles pingeväljas säilitas religioon inimese vabaduse ja lootuse narratiivi. Piibel seletab inimlikke vigu ja hävitavaid kirgi läbi patulanguse. Nii on neid nähtusi mõistetud
Jumalast eraldatuse tagajärgedena. Kurjuse, sõdade, vägivalla ja rahutuste algpõhjusena nähakse pattu. Sellises käsitluses ei ole ebatäiuslikkus midagi head, see vajab igal juhul lunastust, aga nüüd ongi see küsimus, millist lunastust. Erinevad religioonid on selle küsimusega püüdnud erinevalt toime tulla. Budism otsib meditatiivset teed kannatuste tsüklist väljumiseks. Kristus püüab taluda kuristiku nägemust selles, et Kristus on meie ebatäiuslikust jaatunud ja samas meid ka lunastanud sellest. Esimese Johannese kirjas öeldakse, kui me ütleme, meil ei ole pattu, see tähendab siis seda ebatäiuslikkust, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. See on esimese Johannese kirjas, esimeses peatükis 8.–9. salmini öeldud. Pääsemine ebatäiuslikkusest ei toimu siin mitte tehniliste vahenditega, vaid läbi meeleparanduse ja Jumala armu. Nüüd tuleks aga küsida, mida tähendab see uus tehisintellekti poolt pakutav ebatäiuslikkusest vabanemine. Kas nüüd on vaja mingit fundamentaalset kannapööret? Kujutlegem korraks, mis juhtuks, kui inimlik ebatäiuslikkus tõesti kaoks. Meie ees oleks korraga inimene, kes on tugev, sirgjooneline ja vaba kõigist suurtest eksistentsiaalsetest küsimustest. Ta ei vajaks südametunnistust ja süütunnet, sest oleks a priori kõiges perfektne. Isegi surm oleks tema jaoks vaid tehniline häire. Muidugi selline täiuslikkus, täieslik elu, kus puuduks isegi surmahirm, näiks ehk paljudele ihaldusväärsena. Kuid kui meil pole enam suuri küsimusi ega kannatusi, kaob ka meie isiklik lugu, meie mina. Kuulus katoliiklik teoloog Karl Rahner sõnastas selle õudusunenäona ja ütleb, et ilma ebatäiuslikkuseta degenereeruksid inimesed lihtsalt väga intelligentseteks termiitideks, kel puudub isiklik lugu. Niisiis, kui teoloogia asub täna kaitsma ebatäiuslikust pattu langenud inimest, ei tee ta seda religiooni päästmise või oma iidsete narratiivide alalhoidmise pärast. Me oleme siin silmitsi palju fundamentaalsema küsimusega. Küsimus on inimese vabaduse ja individuaalsuse säilimises. Ja me ei tohiks unustada, et vabadusel on alati ka oma hind. Muidugi see sisaldab ka meie vigu, rumalusi ja kannatusi, arvestades masinate külma ja veatut täiuslikkust, on võib-olla õige aeg vaadata peeglisse ja tunnistada, et oleme vaid ebatäiuslikud ja patused olendid, kes vajavad Jumala armu ja just see muudabki meid eriliseks. Mida sina arvad? Kas sa oleksid valmis loovutama oma isikliku elu tehniliselt täiusliku vastu? Kas sa oleksid valmis loobuma vabadusest eksida? Või peaksid oma ebatäiuslikkust sügavama täiuse eelduseks? Hea sõber, siin on palju mõtteainet, aga seniks kohtumiseni.